üllatusteks valmis. Coolbet. See siin on Hiina Rahvavabariik. Ja mina olen Sander Valge. Mul on juba esimese 10 sekundiga siin nii paha olla. Paar kuud tagasi haarasin oma seljakoti koos kaameraga ning lendasin paberi ja püssirohu leiutajate maale. Ossa pagan, ja paremalt poolt keegi tuleb. No. Seda ikka selleks, et näha, kuidas siis Punase Draakoni maal tegelikult elatakse. Kinnisvara hinnad on siin meeletud. Ebareaalselt kõrge kinnisvara hind paneb inimesed elama ikka pöörastes tingimustes. 1 ruutmeetri hind algab 10 000 eurost. And this one is technically like 5,000 to 6,000. You can guess the range. Ja kuidas magatakse? Väga lihtne. Siin on puur, allkorrusel magab 2 inimest, üleval magab 2 inimest. 4 inimest ja 7 ruutmeetrit elupinda. Vat, see on haige. We cannot do any action so far until we got the land to build the accommodation for settling the people. Niisiis, hüpake pardale, sest ees ootab 3 nädala jagu seiklusi parajalt eksootilises ja müstilises Hiinas. Kus on veterinaar- ja toiduameti silmad? Ma küsin, kus on teie silmad? Mismoodi siis liiklus korraldatud on? See on ikkagi mingisugune tase number 2. $35 eest saad osta endale abikaasa. Uhiuus reisiseiklus Sander Valge Hiinas alustab nüüd. Oi jah, mis sa siia joogi sisse panid, aga mul on küll täna päris hõre olla. Mida me Hiina kohta tegelikult teame? See on tsivilisatsiooni häll, kus leiutati kompass, siid ja paber. Saavutused, mis on kujundanud inimkonna ajalugu. Samal ajal on Hiina kuulus oma oskuse poolest jäljendada ja kohandada. Gucci käekotid, iPhone'id, Times Square'i koopiad ja isegi miniversioonid Eiffeli tornist. Hiina oskab vaadata, mida maailm teeb ja seejärel leida viise, kuidas seda odavamalt, nutikamalt ja vahel isegi paremini ellu viia. Hiina on palju enamat kui lihtsalt koopiamasin. See on kontrastide maa. Ühel hetkel unenäoline muinasjutt, teisel futuristlik superriik otse tulevikust. Siin põimuvad iidsed filosoofiad ja kõige uuemad tehnoloogiad. Hiina pole kunagi ainult üks lugu. See on nagu eepos, millel on üle 1000 peatüki ja igaühel neist on ainulaadne lugu jutustada. Minu varasem kokkupuude Hiinaga on pigem olnud minimaalne. Peamiselt on jäänud kõrvu siis lääne meediast erinevad uudised, kuidas Hiina on teinud üht koma teist ja loomulikult Hiinas elavad inimesed, nad elavad ju pühas vangistuses. See oligi üks peamisi põhjuseid, miks ma mõni kuu tagasi otsustasin ise Hiina minna, oma silmaga näha ja kogeda, mida see maa tegelikult endast kujutab. Tänases moodsas ühiskonnas, ütleme, et nutiühiskonnas liigub väga palju informatsiooni ja tegelikult kunagi ei saa olla kindel, kas see vastab tõele või mitte. Ehk siis ma võtan ka selle info omaks, aga ma ei tee selle põhjal mingeid lõplikke järeldusi ja ma arvan, et see on ka üks selline põhjus, mille pärast tasub võtta see reis ette ja minna ise koha peale, vaadata, kas lääne meedia räägib siis Hiina kohta tõtt või on lugu hoopis midagi muud. Et see seiklus üldse teoks saaks, tuleb kõigepealt täita Hiina saatkonna online keskkonnas viisataotlus. Ja olgem ausad, see vorm ei jäta midagi küsimata. Seal uuritakse kõike, alates reisiplaanidest kuni isiklikku elu pisidetailideni välja. Alustades sellest, kes on su vanemad, kus sa töötad, palju sa palka saad, milline on su orientatsioon, kokku siis tervenisti 12 lehekülge datat.
Pärast põhjaliku andmete sisestamist tuleb kogu dokumentatsioon välja printida ja viia Hiina suursaatkonda Tallinnas, Narva maanteel. Seal vaadatakse kogu esitatud info hoolikalt üle ning pärast 45-eurose tasu maksmist algabki viisa vormistamine. Kirst tordil muidugi on see, et viisa vormistamine võtab aega täpselt 1 nädal, aga selleks ajaks tuleb siis pass hiinlastele hoiule jätta ja loota, et seda siis selle aja jooksul ei kopeerita. No nii, tehtud. Viisa on käes. Kas minu pass jõudis läbi AliExpressi kuskile mustale turule, jääb teadmata. Kindel on aga see, et viisa on nüüd taskus ja seiklus võib alata. Reis algab, nagu ikka, Tallinna lennujaamast. Esimeseks peatuspaigaks on Istanbul, kus teeme kiire vahepeatuse, enne kui suundume edasi Hiina poole. 13 tundi on veel lendu ees, nii et ainult üks hea külm õlle teeb olukorra paremaks. Ainu, Raivo? On, nii ta on. Nagu te juba aru olete saanud, ei lähe ma Hiina üksi. Minuga koos on operaator Raivo, mees, kes ei ütle seiklustele kunagi ei ja tabab kaameraga parimad hetked. Tõeliselt hea seiklus saab toimida ainult tänu heale meeskonnale. Nüüd on aeg teele asuda. On aeg teele asuda. Läheme lennule. Hiina ootab. Ja ei oleks uskunud, et öösel kell 2 läheb ligi 500 inimest lennuki peale ja nii iga päev. Ööpimedusest tõuseb Istanbulist õhku Turkish Airlinesi lennuk, suundudes Hong Kongi. Ees ootab ligi 13-tunnine reis, pikem kui tavaliselt. Põhjus? Ukraina sõda. Lennukid väldivad konfliktseid piirkondi, pikendades marsruuti reisijate ohutuse tagamiseks. Aga pole viga, sitked Eesti kadakad saavad sellega hakkama. Naudime mugavat lendu ja Turkish Airlinesi laitmatut teenindust. Tere hommikust või peaks ütlema tere õhtust. Ega ei teagi, sest et meie hakkame jõudma 2 tunni pärast Hong Kongi. Seal on juba kell praegu 3:30, samal ajal kui Eestis on hommik kell 9. Nii et võta, kuidas tahad. Aga lend, ütleks mina, selle peal oli väga-väga pikk. 12 tundi on ikkagi väga ränk istumine, eriti sellises kitsas vahes, kui sul on ruumi alla meetri. Nii et ma juba ootan, millal saab siit püsti tõusta ja ennast sirgeks sirutada ja minna avastama toredat Hiina elu, aga seniks sööme hommikusööki. Muiduks Turkish Airlinesi hommikusöögid on väga head. Munapuder, seened, tomat, siis on juustukurki, värske apelsinimahl ja mida veel üks inimese loom võiks soovida ühel ilusal hommikul kui korraliku hommikusööki, nii et ilusat päeva algust. Peale kosutavat ja rammusat hommikusööki oli aeg küps maandumiseks ja ütleme niiviisi, et ma olen elu jooksul reisinud suurlinnades väga palju, näinud 1,2, aga vot nii täis ehitatud linna, nagu on Hong Kong, vot seda minu silmad varem näinud ei ole. Tere tulemast Hong Kongi, linna, mis laiub 1106 ruutkilomeetril ja mille iga ruutmeeter on tihedalt täis ehitatud. Siin elab umbes 7,5 miljonit inimest. Võrdluseks, mõelgem korraks meie enda armsale Tallinnale. Kui Tallinna rahvastikutihedus on umbes 2800 inimest ruutkilomeetri kohta, siis Hong Kongis ulatub see üle 6800. Iga ruutmeeter on maksimaalselt ära kasutatud. Tihedatest elamurejoonidest kuni taevasse kõrguvate pilvelõhkujateni. Kusjuures suure üllatusena tuli see, et riiki sisenemine
väga lihtne, ei mingeid täiendavaid küsimusi. Ma ei tea, kas asi oli nüüd selles, et kogu see paberipatakas, mille ma eelnevalt olin juba ära täitnud, tervenisti 12 lehekülge infot, et võib-olla neil oli juba minu kohta kõik oluline teada, nad ei pidanudki enam vajalikuks mingit täiendavat informatsiooni küsida ja tolliametnik ütles ka lihtsalt mulle, et welcome to China! Väsinud, aga õnnelik, sest et see maa, kus teie head inimesed tellite AliExpressis kaupa, mina enam tellima ei pea, ma tulin kaubale ise järgi. Mujal maailmas reisides võib lennujaamades tüütute piraattoksodega pidevalt kokku puutuda. Igal sammul proovivad nad sind rajalt maha võtta. Hongkongis on aga olukord hoopis teine. Siin piraatidele kohta pole. Kõik on reguleeritud ja toimib seaduslikult. Kiirem ja mugavam viis lennujaamast linna jõudmiseks on aga hoopis kiirrong, mis teeb kogu teekonna veelgi lihtsamaks. Lennujaamas eksimine, mina ütleks, on praktiliselt võimatu, sellepärast et kõik on äärmiselt lihtsaks tehtud, aga üks huvitav asi, mis mulle silma hakkas, oli see, et inimtööjõudu praktiliselt Hiinas ei kasutatud lennujaamas. Kõik oli liikunud üle siis kas digikioskite või robotite peale ja ainukesed inimesed, kes siis seal ümber paiknesid, oli võib-olla mingi ala peale 1-2 inimest, kes aitasid siis võib-olla vanemad inimesi, kes jäid hätta selle kioski kasutamisega või siis lihtne küsida suunda. Ehk siis jah, põhimõtteliselt on praegu juba olukord selline, et kasutatakse väga palju robottööjõudu. Viipeme kaarti. Rahast rääkides, Hongkongis eelistatakse täna kas mobiilimakseid või vana head sularaha. Aga millised seiklused meid raha ja pangakaartidega siin ees ootavad, sellest räägime juba lähemalt järgmistes saadetes. All right, and which way? Which way? This way, okay. Minu kohver. Samal ajal, kui ma rongipileteid ostsin ja töötajalt juhiseid küsisin, tabas mind äkitselt paanika. Mu käed hakkasid automaatselt kohvrit otsima. Mis asja, kes mu kohvri nüüd ära näppas? Esimene mõte oli küll, et häirekell läks põlema. Sellise uudisega või sellise üllatusega just kõige meeldivam oma seiklust alustada ei ole. Õnneks lahenes olukord sama kiiresti, kui see algas. Selgus, et üks Briti noorhärra, kes minu selja taga telefoniga rääkis, otsustas hetkeks veidi eemale liikuda ja haaras seejuures automaatselt minu kohvri endaga kaasa. Lähme siis. Ma vaatsin, kus mu kõrdi kohver on. Ei ole saanud maale sisse, juba võetakse kohver kuskilt selja tagant ära. Ei no tore, aga lähme rongi peale. Õnneks, et mees sai aru, mitte ei jõudnud hotelli ja vaatas, et vale kohver. Ütleksid väga puhas, nii nagu Jaapanis, ma mingit üleliigset mustust ei näe, aga samas esmapilgul me oleme ikkagi maailma ühes kallimas linnas, kus kinnisvara ruutmeetri hind ulatub 10 000 euroni, siis seda fakti arvesse võttes võiks ju tegelikult ka puhtust olla, mida siin esmapilgul täitsa on. Rongisõit lennujaamast linna kestab umbes 25 minutit. Samas kui autoga võtaks see üle 85 minuti. Tõsi, rongiga reisimine erilist vaatemängu ei pakkunud. Õues oli juba pime ja aknast välja vaadates nägin peamiselt vaid omaenda peegelpilti. Peale kiiret ja mugavat rongisõitu tuli siis keskijaamast umbes 10 minutit seegelda taksoga hotellini. No, ütleme nii, et tegelikult võinuks selle seikluse võtta ette ka tallataksot kasutades, aga 20 tundi circa sellist lendamist ja reisimist oli sellega, lihtsalt ei viitsinud. No nii, ma saan aru, et kodutud me Hongkongis ei ole nüüd. Kodutud me ei ole. Me läheme 25. korrusele, me saime upgrade'i ja saime parema toa, sest et selliseid tube, kus oleks 2 voodit eraldi, ei ole. Ja öeldi, et nad annavad meile siis natuke parema ruumi, kus on 2 eraldi voodit, see asub 25. korrusele, see on premium ruum, nii et noh, miks ka mitte? Miks mitte? Lähme vaatame. Ma täitsa korralik.
ma olen käinud ka Jaapanis ja seal nende mõistes suured toad olid tegelikult maru pisikesed. Ja kui me nüüd võrdleme praeguse toaga, mis mul siin Hongkongis on, siis mina ütleks, et ruumiga on väga hästi, siin on võimalus magada, siin on võimalus pesta, siin on võimalus tehnikat laadida, ehk siis kõik, mis inimese hinge vähegi ihkab, on olemas ja mis nii elul viga. Ja ütleme, et vaate üle ei saa väga nuriseda. Vaate üle ei saa nuriseda. Mis selle öise vaatepildi väga ilusaks tegi, oli see, et kuna see Hong Kong on ikkagi meeletult täis ehitatud, siis öine valgusreostus, mis aknast sisse paistab, on ühtviisi kaunis, teistviisi võib-olla häiriv, sellepärast, et kui sa ikkagi tahad öösel natukene silma looja lasta, siis võib-olla magama jäämine on tiba häirivam, aga ütleme nii, et vaated see-eest on väga ilusad ja kaunid. Järgmises saates seiklus Hiinas võtab tuurid üles, pakime oma kohvrid ja sõidame päris ehtsasse slummi, sukeldume pea ees kinnisvaraärisse ja teeme ülevaate kõigest sellest, millistes tingimustes elavad väga paljud hiinlased täna aastal 2025. Üllatusteks valmis. Coolbet.